tere, mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Näitan siin kohe alguses oma kasvuhoonet. Ma panin sinna mõned jõulutuled ja see tundub nagu nii armas, kui see õhtul põleb ja selline annab valgust. Et mulle meeldiks väga, kui seal oleks ka selline istumiskoht, aga kahjuks ei ole mul seal selleks ruumi. Et ma ei hakka seal mulla peal sõkkuma, ma ei taha, et muidu võiks ju panna sinna mingid lauad, et saaks tooli või laua panna, aga ega seal praegu soe ei ole. Kevadel oleks see võib-olla mõte. Ja ma eelmise aasta õrnad muud, siin on virsikupuu, mille ma katsin igaks juhuks kinni ja siin on mooruspuu, mille ma ka katsin, sest nad on nii väiksed veel, et kardavad külma. Panen siin praegu küünlad põlema, et hakata oma salvrätte sorteerima. Nimelt ma otsin mingit salvrätte, millega saaks voodit tuunida. Seda sama vana voodit eelmisest videost, kui te mäletate. Ja siin ma leidsin ühe selle aluse, mille ma ei tea, juba mingi 5 aastat tagasi meisterdasin vanadest laudadest, panin sangad külge ja jõulupilt peale ja mõtlesin, et see on nagu ilus sinna lillepoti alla panna või aga seal on nagu kandid põhimõtteliselt, sellega võib ka midagi serveerida või ükskõik milleks kasutada. Aga siis mul olid ühes kinkekotis hunnik salvrätte, mis mul olid töötoast järgi jäänud. Ma tegin millalgi töötuba nendega, kus me tuunisime purke. Ja siis ma mõtlesin, et ma sorteerin need ilusti kasti tagasi, et seal kotis lähevad väga kortsu ka. Ja kuna ma nagu nii otsisin mingit ilusat pilti, mida sinna oma vana voodi peale panna, siis ma ühtlasi sorteerisin ja korrastasin need ära. Ma olen nagu aja jooksul kogunenud selliseid salvrätte, kui kuskil keegi on pakkunud või ise oled ostnud või ükskõik kust keegi on kinkinud, siis ma olen alati mõne kõrvale pannud, et hea pilti võtta salvräti tehnika jaoks. Et siis on kust võtta. Ja mul on veel paar tervet pakki ka kuskil sahtlis, aga need on siis, mis on jäänud nagu töötubadest üksikult. Sest ühes salvrätis saab ju väga palju asju teha, et seal on ju tavaliselt pilte 4-kordselt, et seal on ju üks salvrätik volitakse 4 ja siis on seda sama pilti 4 tükki. Et siis seda saab kasutada. Aga jah, see vana voodi, mida ma eelmises videos korda tegin, ma avastasin, et ma saan seda ikkagi kasutada. Et tuleb lihtsalt panna natukene tihedamalt neid laudu põhja ja sinna peale ma panin siis väga-väga mitu kihti vanu villaseid tekke. See on ilus kiiliga salvrätik, mida ma olen ka mitu korda kasutanud ja siis mul see leevike jäi mul kõige rohkem meelde, seda ma tahan kindlasti oma uue voodi peal kasutada. Vot siin ongi nüüd näha, kõige all on üks vana vatitekk, mis on päris tugev ja paks, siis on see villavaip, siis on 3 kihti villaseid tekke ja siis kõige peal on see ilus roosa. Tegelikult see roosa oleks ka väga ilus päevatekiks on ju. Sest mul tuleb selle ka täielik roosa vaip, roosa tekk ja ma teen nüüd roosad kaunistused sinna. Tapeet on ka roosakas ja mõned seinakaunistused on roosad, nii et ma ei teagi. Siia tegelikult tuleb tulevikus mul poisituba. Aga see voodi on selline, et seda saab iga hetk üle teha. Selle salvräti pildi saab kergusega sealt maha lihvida ja üle värvida ja midagi muud sinna panna, nii et see ei ole probleem. Aga hetkel mulle meeldib, et on selline ilus ja roosa. See leevike minu arust sobib nii hästi sinna, sest seal on selline nagu oksake, mille peale ta saab panna istuma. Ja siis ma mõtlesin, et selle leevike seal üksi on ju seal kurb ja panen mõned linnud ja liblikad veel ja ühtlasi ka mõned roosid, et oleks veel ilusam. Ja ma tegin ainult ühe voodi otsa ka, nii et ma ei hakanud teist tegema. See on jälle väga lihtne PVA-ga kiht alla ja siis see salvrätiku pilt välja lõigata, mis sulle meeldib ja sobitad sinna, kuhu soovid. Ja siis pärast jälle PVA kiht peale, et siis ta on nagu ka kindlam ja saab vähemalt tolmu pühkida. Päris 100% veekindel ei ole, aga sa saad ikkagi teda pesta. Ja see salvräti tehnika on väga mõnus, mulle nii meeldib seda teha ja mulle meeldib, et seda saab nii paljudes kohtades kasutada.
samal ajal, kui ma seda voodi otsa teen, siis Missu magab seal nii mõnusalt. Talle juba meeldib see voodi, magab nagu siilkeras seal. Et on aru saanud, et on soe. Aga selline see voodi siis sai. Ma ei tea, mulle meeldib. Et see vähemalt natukene rõõmsam kui enne, kui lihtsalt täiesti valge. Ja siin on meie Murri. Ta on nii aktiivseks muutunud, et teda on juba keeruline. Ta ronib juba mööda kardinaid üles igale poole, et talle tuleb panna nagu rohkem mänguasju, et tal ei oleks nii igav. Et ta juba teeb pahandusi, ajab kappide pealt asju maha ja nagu ikka. Ja siis mul tuli mõte, et kuna mul on päris palju igasuguseid kangajääke kogutud aja jooksul ja jäänud ka projektidest järgi, et ma teen sellele uuele voodile ka siis ühe roosaka päevateki. Et kui juba selle roosa vaibiga niimoodi edasi minna. Ja sortisin siis välja sealt oma riiulist roosasid kangaid. Ja mõtlesin, et siis teen lapitehnikas, kuna mõned kangad on sellised vähemad, väiksemad ja mõned on suuremad. Võtsin aluseks selle ühe ruudukujulise kanga, millest ma siis lõikasin välja 20x20 sentimeetrit lappi ja siis selle jätsin siis nagu mõõduks, et selle järgi siis lõikasin ülejäänud. Ja valisin 4 erineva mustriga kanga ja teen siis ainult nendega, et need mul kätte jäid ja need tundusid, et sobivad oma vahel. Ja ma mõtlesin, et ma teen sellise lihtsa päevateki, et ei tee teda nagu vatiiniga vahelt, et esiteks mul ei olnud nagu vatiini kodus kohe võtta ja ma ei tahtnud nagu spetsiaalselt seda selle jaoks ostma hakata, sest see nagu nii saaks olema lihtsalt selline tekk, mis on nagu ilu pärast seal voodi peal, mitte mis ei pea nagu sooja andma. Siis nagu teeme ilma vatiinita, lihtsalt teen topelt, et oleks nagu kahekordne, et saaks need õmblused ilusti ära peita, et ei oleks neid õmbluseid näha allpool. Nojah, Murri tahab oma vuntsidest ilma jääda. Ta on igal pool ninapidi juures, kui ma midagi teen, et päris nagu korralik beebi ikka majas, et ta tahab kõike näha, ta on hullult uudishimulik. Et iga liigutus on see, et ta arvab, et temaga mängitakse. Aga see on nii armas. Et nii tore oli jälle õmmelda, et ma tegelikult polegi ammu ühtegi lapiteki teinud, et vanasti ma ikka tegin neid. Ja olen teinud ka lapitehnikas seelikuid ja kleitisid ka. Et see tehnika mulle väga meeldib, et saad nagu midagi vanast uut teha. Ja kuna mul neid lappe ei olnud nii palju, siis ma vaatasin, et üks väga tore tikandiga laudlina, selline 100% puuvillane oli mul kapis, et see siis panen mõlemal poolt seal laudlinal on ilus tikand, et panen sellele voodi kattele siis ühele poole ühe ja teisel poole teise, et seda siis tikand nagu siis kaunistab veelgi seda päevatekki. Ja lisaks saab sellest laudlinast ülejäänud kangast ja siis lisaruudud.
nii, ja ongi voodikate esimene kiht valmis ja maagilisel moel ka teine. Et ma leidsin 3 sellist kangajuppi, mis ka sobisid enam-vähem nende värvidega ja panin need teiseks pooleks ja siin on siis juba pilt kuivanud kujul. Ja koos päevatikiga. Mulle täitsa meeldib, olen rahul. See lõpptulemus on selline kodune ja mõnus. Ja see tikand annab nii palju juurde sellele tekile. Väga kaunis. Ja siis ma sain vahepeal valmis veel ühe vaiba, mille jaoks läks hunnik vanu T-särke. Need olid mul õnneks juba varasemalt välja lõigatud lõngaks, lihtsalt oli ainult kokku heegeldamise vaev. Ja panin selle praegu diivani ette, kuna seal kapi ees on üks minu tehtud vaip ja siis nüüd on nad kõrvuti. Ja kuna praegu on kütmisuaeg, siis ma olen hästi palju hakanud tegema jälle haudepotiga suures puuahjus toitu. Siin on tangu hernepuder koos porgandi ja porruga. See tuli nii maitsev, et hapukoore kastme ja hapukurgiga minu arust imehea. Ma tegelikult tegin seda 3 korda enne, kui see mul õnnestus. Iga kord kõrbes ta mul põhja, et nüüd seekord ma siis panin ta hiljem ahju, et ahi ei olnud enam nii kuum ja võtsin varem välja ja siis õnnestus. Ja no muidugi klassika ahjukartul on see, mida kõige rohkem meeldib ka lastele. Koos sibula ja roosmariini okstega ahju ja tunni aja pärast on imeline roog valmis. Seda on kõige lihtsam teha, sellega ei lähe kaua aega, sest see ahi läheb tõesti väga kuumaks ja nüüd ongi tund aega möödas. Nii mõnusalt krõbiseb. Panen sinna veel mõned vorstid peale, et natukene liha ka juurde ja veel 15 minutiks jahtu ja siis on juba valmis. Ja head isu! Siia tegin juurde veel hapukoore kastme, kus on siis, ma panin sügavkülma suvel maitseaine kotikesed, kus on till, petersell, roheline sibul, ei mäleta, kas midagi veel panin, sellised maitseaine kotid ja siis segasin ära ja panin kilekotiga sügavkülma. Ja siis enda tehtud hapukurgid ka ja tõesti väga maitsev. Ja siin ma mõtlesin, et ma tahaks teha jõuluvanikut. Et mul on küll üks kunst jõuluvanik kodus, aga ma tahaks õue panna akna ette. Et kes on mu kanalid nagu pikemalt jälginud, see võib-olla mäletab, et ma eelmine aasta panin jõulu ajal esiku lähedale sinna maja akna, et tegin sellise nagu kasti, kuhu panin sisse oksad ja tuled. Aga selle kasti ma võtsin suvel maha ja ma otsustasin, et ma see talv ei tee enam seda kasti, et ma panen lihtsalt sinna ühe vaniku, aga ma ei taha seda kunstvanikut sinna panna ausalt öeldes. Ta ei ole esiteks nii kohev ja ilus ja ei ole nagu selle efektiga, mis mulle meeldib. Ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on siin maja ümber igasuguseid 4 erinevat liiki okkaspuid, et ma korjan lihtsalt neid oksi ja proovin ise vanikut teha. Kui raske see siis ikka on, see põhimõte on nagu sama nagu pärja tegemine. Lihtsalt ma võtsin ühe vana köie, mis on ka tegelikult kuskilt maast leitud. Ma mäleta, kas kuskilt metsast või kuskilt, et ma leidsin, et vaatan mingi vana köis, täiesti korralik veel võtan kaasa, sest ikka vahest läheb seda, köisi läheb ikka vaja. Ma just mõtlesin rohkem nagu dekoratiivse elemendina. Ja siis hakkan selle köie ümber traadiga lihtsalt siduma neid oksi, mingi 2-3 oksa korraga. Siis kõvasti traadiga kinni ja järgmised oksad ja nii ja kuni lõpuni välja. Ja tundub, et see täiesti toimib. See oli mu esimene vanik selliselt teha, ma ei olnud seda varem teinud, aga üllatavalt lihtne. Siis ma mõtlesin, et ma tahaks, et lõpptulemuses oleks käbid ka, aga
aga ma ei hakanud neid siia nagu otse siia siduma, sest tegelikult oleks saanud, kui ma oleks traadi pannud lihtsalt käbidele külge ja siis niimoodi siia vahele pannud, aga ma mõtlesin, et ma tahan neid käbisid hiljem sättida, et nad jääksid nagu õige koha peale just sinna keskele, et siis ma panen need hiljem. Ma saan neid hiljem alati ju sinna traadiga vahele panna ja siis ma panen sinna ka veel mingid kunstmarju ja selliseid asju ka, et oleks nagu natukene värvirikkam. Aga siin on jah, ma ei teagi kõiki neid, kuuske on kindlasti, siis on nulg ja siis on veel paar liiki okaspuid, mille nimed mul ei tule praegu meelde. Ja siin ma kinnitasin selle vaniku juba naeltega akna külge. Panin 2 naela kummalegi poole ja sidusin traadiga need sinna just niimoodi, et jääks nagu natukene kaardu. Keskelt on kinnitamata niimoodi lahtiselt. Ja siis need suured käbid, mis mul on veel eelmisest aastast alles, kinnitasin traadi sinna kinni ja käbi külge ja siis sidusin oksa ja siis sidusin selle vaniku külge. Ja jäi väga armas. Ma veel mõtlesin, et kas tupsutada valge värvi sisse neid korra neid käbisid, et teha nad nagu lumise efektiga, aga ma ei tea, seekord mõtlesin, et ei, et iseenesest võib nii ka teha, et hiljem veel tupsutada sinna natukene valget värvi peale, et oleks selline nagu lumine efekt. Aga ma seekord jäin selle juurde, et oleksid pruunid käbid. Ja siis mul oli vanast ajast kunagi üks jõulupärg oli, mille küljes olid need kunstmarjad, aga ma seda jõulupärgi enam ei kasutanud, viskasin ära, aga need marjad ma võtsin nagu välja sealt, jätsin need alles, et mõtlesingi, et kunagi on hea neid kasutada, võib-olla kuskil käsitööprojektis. Ja nüüd tundub see hea mõte sinna panna neid marju, sest see annab natuke nagu sellist aktsenti juurde. Ja on natuke värvilisem ja ilusam. Et väga ilus. Mulle väga meeldib. Selline vana maja juurde sobib väga ideaalselt selline rustikaalne pärg. Ja siis ma leidsin siit garaažist ühe sellise laheda punase, ma arvan, et see on vaigu kogumise ämber, ma ei tea. Kindel ei ole, võib-olla on see ka mingi tuletõrje teema, ma isegi tea, mis ämber see on, aga ta on nii ilusat jõulupunast värvi. Ja siis ma panin selle ühe kunstvaniku sinna sisse, et oleks nagu oksi paista ja riputasin laterna asemel garaaži seina külge ja minust jäi nii nunnu. Ma ei tea, mis see number 4 seal tähendab, aga see on ka ilus seal peal. Iseenesest võiks sinna ka mingi jõuluse kleepsu veel panna. Ja siis ma koristan ära oma selle sügisese kaunistuse, mis on siin tuule ja vihma käes koledaks juba läinud. Need pärjad on nüüd juba natuke närtsinud ja mis natuke päris närtsinud ja juba ammu oleks võinud need ära koristada, aga kuna mul ei olnud kohe nagu ideed, mida sinna asemele panna, siis ma nagu lükkasin seda edasi. Ja noh, ütleme ausalt, väga palju aega ka ei ole selleks olnud, et on olnud nagu kiired ajad. Aga kuna sattus olema üks vaba päev vahepeal, siis ma mõtlesin, et nüüd teen selle ära, et siis on see tehtud. Ja idee oli mul selline, et kuna mul on igasuguseid vanu lauajuppe kuuris, et ma teen sellise vanadest lauajuppidest kuusekujutise sinna või installatsiooni, et ma ei tea, mulle nii hullult meeldivad need vanad lauajupid, eriti need, mis on juba selliseks hallikaks läinud päikse käes ja mis on nagu näha, et on päevi näinud. Lihtsalt saagisin nad sellisteks, saagisin neil lihtsalt otsad maha, et oleksid kõik nagu ühe nurga all ja siis kujundasin nad selliseks kuusekujuliseks. Pärast panen neile veel naelad külge, et saaks natukene ehteid riputada. Selle brussi ma kruvisin sealt seina külge, et see kuusk ümber ei läheks, eriti kui on tuuline, sest ta ju tuleb ikkagi suhteliselt raske. Ja siis kruvin need lauad sinna paari kruviga kinni. Seal ees on näha, kus mul see latern on. Ma leidsin ühe vana lambi siit ka kuurist. Ma võtsin selle lambi sisu sealt seest ära ja lihtsalt see
lambikatte panin selle lambikatte lihtsalt sinna peale, ka natuke selline, kuna mul on selline vintage lookiga selline nurk seal, vanad puidust ja kõik, et ma ei taha sinna siis nagu midagi sellist kaasaegset panna, et kõik oleks selline natukene vana hõngu. Ja siis see roostes lambikatte minu arust sobib ka sinna. Eriti kui veel seda küünalt seal põletada. Kuna väljast sadas samal ajal lörtsi, kui ma seda tegin, siis näpud tahtsid ära külmuda ja õnneks oli mul paks jope. See on tegelikult hästi soe jope, aga kuna ta on nii helekollane, siis ta läheb nii kergesti mustaks ja siis, kui mul poiss väike oli, siis pidin teda palju süles hoidma ja siis ma nagu kasutasin seda jopet ja no see jope enam ei lähe lihtsalt puhtaks. Nii et nüüd on ta mul selline kodujope talvel, et kui te näete seal selliseid musti plekke peal, siis teate, et see ongi töö tegemise jope. Võib-olla mõni mõtleb, et miks ma sellise helekollase jopega üldse tööd teen, aga jah, kahjuks enam puhtaks ei lähe. Ja samamoodi võib-olla mõni mõtleb, et miks ma pole seda isiku väliseina üle värvinud, sest ka selline värv hakkab maha tulema ja on nagu on. Aga kuna mul on ikkagi lähitulevikus plaan see laudis seal ära vahetada, siis mul ei ole mõtet lihtsalt seda vana vädant lauda enam uuesti värvida. Sest nagunii see isik on sealt natukene ära vajunud ja viltu, et tuleb teha nagu uus vundamendiga vesik ja soojustada ära, et praegu on ta täiesti soojustamata ja lihtsalt laudise peal on kohe kihtvineeri ja see ongi nagu kogu esik. Et ei ole mingit paksu seina. Täiesti selline, lihtsalt suur tuul ei tule läbi, aga iseenesest täiesti külm, miinuskraadid on seal talvel. Aga mulle meeldib, kui majal on esik, et see kindlasti annab nii palju juurde. Esiteks see, et sa ei astu otse kööki, vaid ikka oled kõigepealt, et mingi ruum on vahel. Et selle ma kindlasti teen tulevikus korda. Ja võib-olla suuremad aknad panen ka, et oleks rohkem valgust. Ja siis ma leidsin ühe selle vanad punutud korvi kuskilt, ka vist kuurist ja panin siis sinna lihtsalt oksi, et ei hakka neid kuskile vaasi ega kuskile panema, nagu nii ju nad vett ei või pane, need vesi ju jäätub ära. Et see punutud vana korv sobib ka minu arust päris hästi sinna. Ja siis ma otsisin selliseid ühevärvilisi jõulukuule, millega seda puukest kaunistada. Ma otsustasin, et ma jätan nagu selle kollase või kuldse või sellise heleda stiiliga, et oleks nagu võimalikult tagasihoidlik, et ei pane mingeid kirjusid asju sinna. Sellised nunnud sädelevad. Et selline see jõuluinstallatsioon mul see aasta sai jälle. Et ise jäin rahule, mis on põhiline, et tore, et vaatasid jälle videot ja soovin sulle imelist esimese advendi aega. Kohtume juba järgmine kord.